tere tulemast tagasi siia kanalile. Täna on siis pühapäev ja käisime hommikusöögil just ja nüüd ma vaatasin, et siin hotellis hakkab kell 10 partner stretching. Nii et me vist lähme sinna. Ma vaatan, mis Karl sellest mõttest arvab. Stretchingus käidud, aga ma mõtlesin, et see on nagu, nimi oli partner stretching. Ma mõtlesin, et nagu kahekesi kuidagi venitad seal, aga see oli ikkagi üksinda. Aga nagu peaks ikka venitama rohkem, sest lihtsalt tunne, et nagu mul on eriti nagu need hamstringid on nii kinni ja nii stiff lihtsalt. Et ja tund aega venitast ja tunned, et sa oled lihtsalt nagu mitte midagi ei veni. Aga ei, päris mõnus oli. Ja täna on nagu esimest korda natuke nagu isegi päike või. Peaks vist sinna basseini äärde nüüd minema. Tai teed siis. No ma ei tea, päikest vist ikka pole täna. Aga mõnus soe on ikka. Ei olnud ikkagi päikest, ei tuld kordagi. Nii et nüüd me otsustasime, et me lähme vaatame kapibaarasid. Need on meil siin kõrval tänavas. Need on siis ühed hästi armsad loomad. Ja sinna on siis sissepääs peaks olema 400 bahti, mis on siis umbes 12 €. Saad neile sealt süüa anda ja ühesõnaga, lähme vaatame, kas saame sinna minna. Siit said siis osta neile väiksed korvikesed, mis oli 80 bahti ja siin on sigast mingi porgandit ja kurki ja kapsast sees. Nii nummi. Millise kapibaara juurde lähme? See on natuke nagu koerte moodi. Mida lihtsalt tuleb? Tead, tema tahab äkki kapsas. Muidugi ei kardata suud. Ei, võta ei vaata. Kujutan teid ka. Ta on nagu koer. Oled nunnu jah. Aga neile eriti see paitamine ei meeldi, mulle tundub rohkem nagu söögi peal ikka, palju leemud ikka. Hästi sööb. Käisime, vaatasime need kapibaarad ära ja seal kõrval oli mingi söögikoht. See on nagu kõrval tänav meil, aga siin on hinnad poole odavamad, ehk siis ma võtsin praegu supi ja Karl võttis riisi kanaga ja meil läks ja ühe selle arbuusiseigiga ja kahe peale läks siis lõuna 8,32 €. Ja siis seal kõrval oli mingi siuke sellise nimega, siis ma võtsin vanilje matcha latte ja Karl võtti iced caramel latte ja need on kõige paremad nagu kohvid, mis me siin saanud oleme siiamaani. Aga näiteks see ei olnud mingi kohalik seal, see tundus vist mingi hispaanlane äkki või oli on ju Hispaania aktsendiga. Täna on siis esmaspäev, kas see on esmaspäeva hommik, tegelikult on juba suht lõuna
ja hommikul siis jälle nagu ikka hommikusöök, ma läksin trenni, mul oli täna jalapäev, aga ma juba hommikul tundsin, kui ma ärkasin, mul on kuidagi sihuke, oleks nagu sihuke allergiline nohu veits või nagu sihuke hästi tilku, sest mõnikord ma tean, mul kodus on ka, kui ma ärkan, siis ma mingi nuuskan hullult palju ja siis nüüd siin, ühesõnaga ma käisin trennis ära ja siis ma trennis tundsin, et okei, ma vist hakkan haigeks jääma, sest sihuke täiesti sihuke tilku nohu, pea läks siukseks paksuks, jumala sihuke kehv oli olla, aga 100% sellest konditsioneerist, sest et ma eile õhtul tegin veel oma seda vlogi ja sellega läks nii kaua ja ma olin toas ja Karl läks magama ja tavaliselt me, kui magama lähme, siis me paneme selle konditsioneeri veits jahedama peale ja eile siis läks magama, aga mina olin üleval ja ma arvan, et jah, ma lihtsalt sain sealt konditsioneerist veits külma. Ja siis ma läksin kohe, trennist tulin, läksin 7-Elevenisse, seal on mingid siuksed C-vitamiini, ma ei tea, shotid põhimõtteliselt, võtsin ühe selle ja siis see, mis need mentoolipulgad siin on, mida ninna saab tõmmata, nii et need. Ja siis ma tulin ikkagi siia basseini äärde ja tegelikult mul siin on ikka praegu nüüd palju paremaks läinud, see peavalu on kuidagi ära kadunud ja ühesõnaga ma loodan, et ma haigeks ei jää, sest ma ei viitsi lihtsalt. Aga jah, ja esimest korda siis täna on natuke sihuke päike ka. Nii et jah, ma nüüd väga loodan, et see päike ravib mu terveks. Ma ikka täitsa tõbine. Nina niimoodi tilgub ja aevastan täiega ja pea on sihuke paks. Aga ma ikkagi ajasin toast ennast välja, et lähme käime, ostame midagi juua ja puuvilju tahaks süüa. Ja ma ei tea, ega väga midagi ei hakkagi tegema, tahaks siis pikali olla, sest et mul see ninalist nii tilgub, et pikali on parem olla. Sõitsime siit samast jälle suht hotelli kõrvalt mingi sihuke putka, nii et ma võtsin omale passioni ja ingverit lasin ka sisse panna mingi selle sheigi. Passion ja ingver. Ma ei tea, kuidas see maitseb. See on jumala hea. See on sihuke mõnus hapu. Ingverit ma oleks siia kõvasti rohkem pannud, ma isegi ei tunne seda. Ma loodan, et ma saan terve. Ja need 2 asja siis läksid maksma 2,67 eurodes. 100 bahti. Siis me võtsime siuke koht kuskilt siit. Võtsin dragon fruiti, Karl võttis mangot ja samamoodi 100 bahti. See pidi seedimisest ja olema, see onu ütles siin. 7-Elevenis vaatan, et siin isegi neid Some by Me neid. See on siis kreem, mul on kodus siis seerum ja nagu mida hellilambist. See on siis mingi 1 eur siin umbes, midagi siukest. Nii, tere hommikust. Ma ei tea, mis haigus see selline oli, aga täna, kui ma üles ärkasin, siis mul pole põhimõtteliselt mitte midagi viga enam. Pea on natuke imelik, aga nagu mingi ühepäevane haigus. Et jah, igatahes jah, tundub, et läks hästi. Aga siis jah, Karl läks nüüd oma boksitrenni ja mina tulin siis pilatesesse. Nii et vaatame siis, kuidas see trenn siin on. Pilates tehtud, see oli nii naljakas, sest et me olime vist mingi 5 seal tunnis ja siis oli üks tüüp, kes nagu, ta ei olnud üldse flex ja ta ei saanud oma asendeid üldse hoida ja siis oli see treener ka, taikad on nii rõõmsad ja siis see treener ka lihtsalt terve aeg hirnus. Nii et see oli veits siuke naljakas. Ei, tore oli, aga ma ei tea, ma ei saanudki aru, me tegime nagu nii veidraid asju, mida ma ei ole varem kuskil teinud. Mul oli siuke tunne, nagu ta lihtsalt nappi tegi mingeid asju. Aga ei, nagu ma ütleks, et rohkem see oli võib-olla siuke, oli nagu segu kõigest. Mingi esimesed pool tundi me suht nagu venitasime hästi palju ja siis tegime mingi tarjutusi ka, aga räägin, ma pole siukseid asju varem teinud. Ja noh, pluss see, et see treener lihtsalt naeris kogu aeg ja siis ta ei suutnud ise ka oma neid asendeid hoida. See oli siuke väga lõbus. Seda ei rääkinudki, et me vahetasime siin tuba omal vahepeal, sest et meil seal, ühe öö olimegi ainult seal üleval, teisel korrusel ja meil olid mingid siuksed naabrid, et kõik kostis läbi ja me ei saanud magada ja no see rõduala oli ka kuidagi siuke
ühesõnaga me uurisime, kas me saaks parema toa ja siis tuba on kõik sama, aga ma näitan rõdu. nii et siit rõdu on meil nüüd sihuke nagu siin siukses väikses džunglis. meid siis täna kutsuti õhtusöögile, aga ma vist ei rääkinudki, et Karli ema on ka siin oma mehega ja ta siis ema mehel elab siin üks sõber, Samuil. nii et jah, ta kutsus siis täna meid külla enda juurde ja siis me tulime siia dinnerile. siin 3 koera ja 1 kass. tere! nii nunnud on nad siin. Oled nunnu jah. Meile tehti siis massamangarrit riisiga. Uus päev. Karl tellis omale takso järgi ja mina lähen siis siit nüüd oma jõuksi. Nii et ma jalutangi siit mõnus, ma ei tea, 10-12 minti umbes. Meil üldse vlogi. Okei. Täna oli esimest korda natuke päikest. Tegelikult ma vist seda lauset juba nii palju öelda, aga täna oli päriselt natukene päikest. No, iga päevaga on aina rohkem. Nii et täitsa mõnus ja täna oli esimest korda, kui ma trenni kõndisin, siis ma tundsin, et mul oli palav kõndides. Sest et esimestel päevadel oli ikka siin suht jahe ja oleks tahtnud nagu pusa selga panna. Siis nüüd tunned, et iga päevaga läheb aina soojemaks ja siuke mõnusam. Ja sadanud ei ole ka üldse siin, kuigi siin mandril Tais lõunaosas on mingid megad üleujutused ja ma ei tea, kuskilt uudistest lugesin, et üle 300 aasta pole nagu nii palju sadanud. Aga meil on siin õnneks täitsa okei. Nüüd lähme sööma ja pole massaažis käinud üldse mina siin ainult mingi esimesel päeval. Ei, 2 korda ikka elamassaažis. 2 korda olen käinud. Igatahes jah, massaaži vist peaks minema täna, kuigi mul on trennist kõik kohad nii valusad, aga ega see vist paremaks ei lähe siin, kui ma kogu aeg nagu nii trenni teen. Vaatame siis, kas ma saan jälle trauma. Summerroll siit siis. Ma ei saa kätte seda. Tuletan laua millest kinni veidi. Aga imelik on see, et mul on nagu mingi väga veider kaste siin. Korra proovin seda. Mulle meeldivad need palju rohkem, sest see on tervislik ja värske. Ei saa ikka panna. Kuidas see maitse sulle? Nii, aga ma tahaks sinu käest väga. Ei. Maitsen. Okei, natuke veel proovida. Aivo. Aga natuke lagunevad liiga palju. Võtan iga kord midagi erinevat põhimõtteliselt. Ja pineapple fried rice kanaga. See on nii teistsuguse maitsega, kui see tavaliselt on. Nagu mingit maitsainet on siin kasutatud. Aga see on nagu hea. Aga tunnin jah. Ja panen karjeriisiga. Karl lihtsalt nii iga päev on sama teinud. See nagu. Ja siin läks siis meil praegu need 2 pearooga, 2 seljarooga, mul oli koka ja siis Karlil arbuusi seik ja see läks siis 21 €. Me tulime siis massaaži praegu ja mina võtsin omale
peamassaaži ja jalamassaaži. Aga ma ei saagi aru, minu arust me oleme iga kord sama asja võtnud, aga iga kord on natukene erinev. Aga igatahes see tädi, kes täna teeb, see on küll mega hea. Ja minu arust hind on ka iga kord erinev. Ma enne kord ütlesin, et oli minu arust mingi 11 midagi euri, siis täna oli mingi 13 vist eurides. Aga no ikkagi tund aega massaaži 13 euri. Nüüd on siis jalamassaaži otsa. Siis käidud, aga mõnus oli, aga see lõpp on alati natuke agressiivne. Aga ei, see oli täitsa okei. Ja siin on täna kuidagi nagu vähem rahvast tänavatel, mulle tundub, kui muidu on olnud. Ja massaažis ka, kui ikkagi kõik need tugitoolid on seal pigem nagu täis alati, siis täna me olime põhimõtteliselt ja me olime kahekesi seal. Et ma ei tea, ma ei saa nagu aru siin üldse sellest, et mingi esmaspäevati näiteks väga palju inimesi igal pool, täna on kolmapäev. Ma ei tea, midagi veidralt. Appi, siin on nii tuul. Täna siis on neljapäev. Jep, neljapäev. Ja ma tegin just, ma ei tea, vist mingi 4-5 tundi tööd ja nüüd kell on juba saab 1 kohe, nii et ma lähen ikkagi basseini äärde, sest täna on nii ilus ilm ja ma lihtsalt ma ei suuda enam seal toas olla. Nii et siis pärast tagasi tuppa tööd tegema. Mega tuuline on ka täna. Aga tõesti ilus ilm. Delivery. Täna olime siis, või noh, mina, ma siin lillega vastu pead või kätt basseini ääres, aga täna oli esimest korda siis täiesti, või noh, terve aeg oli päike paistis ja unustasin natuke vett juua, nii et mul tõmbas siukseks uimaseks ära täna. Ja küsuke nõrkuse tunne tekkis. Igatahes. Iga päev, et täna oli lõpuks päikest. Ei, no täna oli nüüd terve päev päike. Eelmistel päevadel on natuke olnud, aga täna oli ilus ilm. Nüüd mingi 4 läks pilve. Siis me viisime pesud täna ära, nii et need saab kell 6 kätte. Praegu käime söömas ja siis pärast me peame minema veel sinna Centrali, mis oli siis see kaubanduskeskust. Meil saavad SIM-kaardid täna läbi ja me ennem võtsime siis 10 päevaks ja see maksis mingi 5 euri. Ja see oli siis piiramatu. Piiramatu. Oli? 30 giga. Palju? 30 giga, aga no, 10 päevaga sa ei tee seda täis nagunii. Nii nagu Batongis eelmine kord, siis nüüd me oleme jälle avastanud mingi ühe koha, kus me käime suht nagu palju. Võtsin seekord siis paataid krevettidega ja Karlil need laiad noodlid jälle. Kivisshake ja mul gaasiga vesi. Kui suured viinamarjad. Jah, on küll. Saime oma pesud kätte. 3 kilo siis oli meil siin. Ja ma ütleks, et see oli üks kallimaid pesupesemisi, mis me Tais oleme last teha. Aga see oli see Express, ehk siis Karl hommikul 5 ja siis praegu sai kätte juba. Nii et see oli mingi 9 euri siis. Täna on reede ja kuna meil siis täna on plaan võtta auto ja minna siin trippima, siis ma lähen praegu, käin siin hotelli jõuksis, teen kiire jooksu, sest muidu mul läheb natuke liiga kiireks. Nii et siis ma jõuan ilusti pesemas käia ja siis põhimõtteliselt hakkamegi sättima. Minema. Karl tõi ühe matša veel mulle. See Pau oma tõesti siin mega hea. Nii et jah, nüüd Karlil ema ja siis tal mees võtsid auto ja siis ma ei teagi, mis me teeme. Vist äkki lähme kuskile randa ja vaatame, sõidame niisama siin saarel ringi kuskil. Ja kelle järgi me jälle ootame? Muidugi Karli järgi. Öelda, miks me alati sinu järel ootame? Minu järgi või? Sellepärast, et no meie auto siis. Mi carro. Es muy bonito carro.
tulime siis nüüd Crystal Beachi ja ma ei tea, sõitsime suht vähe, ma arvan, et ma ei tea, mingi 15 minti äkki autoga. Nii et siis jah, randa. Hakkavad tuuline siin. Nagu Fuertel oleks, sellepärast et valisime selle rannale. Randa pole. Tase nii kõrge. Siin oli liiga tuuline, nii et siia me ei jää. Nii et nüüd me sõidame saare teisele küljele, siis äkki seal on vähem tuulisem. Ma ei olegi kunagi Tais näinud nii suuri laineid. Alati on hästi siuke rahulik meri. Jõudsime oma järgmisesse punkti, aga siin ei ole päikest ja siin on ka suht tormine. Siin saab võtta siis maniküüri ja pediküüri. Võitsime siis põhimõtteliselt seda ranniku äärt, aga ma ei tea, ei tundu nagu väga mujal, et tahaks olla, et see Chaweng tundub ikkagi siuke mõnus koht. Kuigi Karlile Lamai ka vist natuke meeldis, aga jah, ma arvan, et mulle meeldib see Chaweng kõige rohkem. Igatahes jah, päikest pole, kuskile randa me ei läinud ja suht jahe on isegi siin mere ääres praegu. Nii et me tulime siis praegu siia Coco Tamsi. Ühesõnaga see on üks, ma ei tea, mitte beach club võib-olla, aga niisugune söögikoht. Nii et me lähme võib-olla, ma ei tea, teeme mingi väikse snäki või midagi seal. Peaks siuke ilus koht olema. Siuke koht siis. No, minule meeldis see koht, aga Karlile ei meeldi siuksed kohad, mis on siuksed Instagrammable kohad. Tema tahaks süüa fried rice with chicken 4 korda päevas ja mitte midagi muud ja siin ei olnud tai sööki, nii et... No ma viin oma raha pigem sellele armsale tai tädile, mitte mingisugusele. Jaa, aga sa käid turistikohtades, tai kohtades ju. Ei käi ju. No. Siis kui ma sinuga käin, siis ma pean käima mingites kuradi turistikohtades, kui ma ise käin. Sina tahad iga päev oliivi minna sööma. Sinuga käime seal, mina käin hommikuti ju üksi või lõunati. Ja aga õhtul sa tahad oliivis käia. No igatahes see oli mõnus koht, aga juba tuuline, nii et täna on 25 kraadi. Nii et kananahk on täiesti. Aga see on siin Fisherman's Village'is, kus me siin üks õhtu ka siis käisime. Ja siin on siuke nagu promenaad. Nii et me jalutame nüüd natuke siin. Nüüd on juba vahepeal pimedaks läinud. Ja käisime siis siin veits mingites poodides ja siis Karlil oli kõht tühi, nii et me käisime veel ühes India restoranis, siis ta sai seal oma India sööki süüa. Ja nüüd me lähme siis koju tagasi ja siis peaks hakkama vaikselt õhtusöögile ka kuskile sättima. Praegu siit samast mööda, kus me ennem Coco Tamsis käisime. Yes. Nüüd see on siin ilusti tuledes ja siis ta oli mingi, et see näeb ka päris ilus siin välja. Aga nagu see oli see sama koht. Aga see näeb tõesti praegu ilus välja. Käisime siis kodus vahepeal. Tegime väikse outfiti vahetuse. Ja nüüd tulime tagasi siia Fisherman's Village'isse, nii et teeme oma õhtusöögi siin. Aga ikka ilus on siin õhtul, nii nagu armas tänav. Tulime siis siia samma kohta tagasi, kus me käisime päeval snäkkimas, see Coco Tams ja siin on nüüd siis praegu õhtul. Nad on terve rannad on täis igast neid kotttoole ja asju ja siis siin on tuleshow.
käisime seal kokotame siis ära. Päris lahe oli seal, äge see show, mis nad teevad seal. Aga jah, nüüd hakkasime siit ära liikuma ja siis vaatasime, et siin on veel mingi pisike tänav, kus on, ma ei tea, igast mingid putkad ja müüvad oma neid asju. Aga nad suht kõik pakivad siin juba. Aga ma sain ikkagi mingid 1 käevõru ja jalavõru 300 pahhi eest siis. Pahhi. Ja ma räägin nagu mul isa ütles kogu aeg pahh, mitte paht. Ja nüüd ma ütlen ka kogu aeg pahhi. Sokke oleks küll vaja. Karl ütles, et mu hingesugulane on Stitch, nii et ta ostis mulle ühe selle. Ja see on see surprise'i oma, nii et me ei tea, milline siin on. Aga me lasime saatusele otsustada. Teeme kiire Stitchi unboxingu ka siis. Need on siis võimalused, mis siit võib saada. Mina ütlesin, et see on roosa. Karl ütles, et siit tuleb sinine. Nii et vaatame, mis siin siis on. Nonii, mis sa arvad? Te ikka ei saa veel teada. Ma mõtlesin, et ta tuleb juba sealt välja. Miks ta nagu mingisse küpsise pakki on pakendatud? Kurat, ma arvasin, et see on kollane. On minu moodi või? Mina hommikuti, kui ma siin ananassi söön. Väga nunnu ja see klipp oli, ma olin 5-aastane. Head tööd. Nii, täna on siis laupäev. Käisime just söömas ja täna on mul siis trenni ja töövaba päev. Nii et me lähme mingi 11 kuskile, ühesõnaga tripime jälle ringi, käime vist kuskil äkki mõnes templis ja siis siin on mingi kivi, overlap stone. Nii et sinna tahaks minna. Aga ja praegu siis seal hotellist hakkasime tulema ja meil on mingid hästi suured puud seal. Ja seal otsas oli nii palju oravaid ja nad olid nii julged. Ja siis meil on üks hästi lahe koristaja, tätis ta tuli andis mandariini ja siis ma sain neid oravaid toita seal. Aga jah, praegu siis Kart tahtis jälle siia Pau-Pausse tulla, et siit kohvi võtta. Mina juba jõin hommikul. Nii et siis jalutasimegi siia praegu. Tulime siis siia Overlap Stone'i juurde. Sõitsime hotellist mingi 20-25 minti. Ja siin siis sissepääs oli 300 pahti. Et siuke 8-9 eurot. Et siin on natuke turnimist meil. Matkajalatus on jälle jalas ja seal see kivi paistab. Vastu valgust muidugi ja siis, mida me tulime vaatama 300 pahhi eest. Väga cool. Väga lahe kivi. Ei tea, kes selle siia üles. Siit on ilus vaade. No, ma olen alati hea vaade. Ma nagu see jääajas see squirrel. Come. No, this is my video. Go. No, later. We push you. Mis kivist arvasid? Ma ei taha sellest kiviblogis olla. Lähme oma järgmisesse kohta. See on Namuang Waterfall vist. Midagi sellist. Nii et lähme vaatame selle tee üle. Karl arvas, et need on lahedad puud. See ongi lahedad puud. See on minu puublogi. Väga turistikas koht. Mis sa sellest arvad? Tõsi. Me korra kuskile siia üles mägedesse teeme siin mingi väikse lõuna. Selle koha nimi on siis Giant Summit. Lähme vaatame, mida siin pakutakse. Jõhker tee on ka siin ikka ülesse. Tundub siuke mitte nii turistikas. Kuskil mäe otsas mega suur koht.
muidugi nii keset päeva, et praegu on see sihuke hazy. Siin oleks sunsetil ilmselt väga ilus. Ja laud on siin siis nii ilus koht ja siiamaani need söögid on ka, või noh, see on hea ja see on kõige parem mangošeik, mis ma siin saanud olen. Aga täiesti tühi. Mis on tore iseenesest, et siin ei ole mingeid turiste, sest meie oleme lahedamad turistid. Mina võtsin omletti omale. No, seal on paneenkari, ma ei viitsi sellest rääkidagi enam. Armas magustoiduks toodi kõigile banaani. Nii, me siis otsustasime, et me lähme trenni, nii et me tulime, võtsime trenniks väikse energia. Täna on mul siis trenni ja töövaba päev. Ja see ei ole muidugi treeneri soovitus, aga see on minu soovitus. Kui ma ütlen, et see on parim kohv siin saarel, siis üldse parim. Pau. Karl tuleb ka minuga täna jõusaali. Nii et me lähme siia, kus ma käin kogu aeg. Ja ühe korra pilet on siis 350 bahti ehk siis natuke üle 9 euro. Ehk siis pigem nagu kallim. No jõusaalid on siin nagu nii kallimad kogu aeg. See on reaalselt mu lemmikmasin, mis siin on. See liigub lihtsalt, ma ei räägi sinuga. See liigub lihtsalt nii hästi. Ülihea tunnetusega masin. Väga mõnus trenn oli, tegimegi lihtsalt kiirelt kogu keha läbi natuke igale lihasgrupile. Kõnnime siit tagasi koju ja ma ei tea, tegelikult vist peaks natuke ikkagi tööd ka täna tegema. Ma räägin endale kogu aeg vastu lihtsalt. Ägi siukest ilusat taevast siin näinud veel. Täna on siuke mõnus pastellne. Tulime jälle oma olivi, ma võtsin siis kana ja juurikaid peale trenni. Ja mis sul on? Riisaklihaga. See on patrapau käes. Ok. Ma teen kogu aeg niimoodi. Mul jälle fotokit. On sul veel midagi öelda? Aitäh vaatamast ja kohtume juba ei rohkem ega vähem kui täpselt mõne aja pärast. Oleme uued näost siis. Käisime siin just, võtsin selle vist või? Ja see meie koht siis, kus me käime kogu aeg. Igatahes. Mulle jäi siis juba esimesel korral siit silma, siin oli mingi siuke näohooldus kullamaskiga, gold maskiga ja see oli siis muidu 1500 bahti ehk siis umbes midagi 40 euri, aga seal oli nii, et pakett siis, et kui sa võtad 30 minutit juurde selja ja õlamassaaži, siis, või siis pea said valida 30 minutit ja maksad juurde 100 bahti. Ühesõnaga, see oli mõttekam võtta, ehk siis nagu 2,95 umbes eurides maksid juurde ja siis said selle selja ja õlamassaaži veel juurde. See oli päris mõnus ja ma veel alguses mõtlesin, et äkki ma ei saa seda võtta, sest mul on trennist mega valu, siis ma veel ütlesin ka, et ma ei tea, kas ma saan. Aga siis ta ütles, ei, et see on väga hea just, et kui sa trenni teed, et siis see on mõnus. Ja siis ta jah, lihtsalt, tegelikult ta tegi isegi rohkem, ta tegi mingi 40 minutit ja ta masseeriski täpselt neid punkte, mis mul nagu mega valusad on. Nii okei, liiga kõva muusika oli. Aga jah, mis mulle siin meeldib selle näohoolduse juures on see, et nad teevad lisaks siis, või noh, nad teevad igale poole massaaži. Et kui Eestis sa käid oma näohoolduses, siis selleks ajaks, kui sulle mask pannakse, tavaliselt kosmeetik läheb välja, siis siin nad teevad sulle samal ajal massaaži, ehk siis ta tegi uuesti seda selga, kaela, pead
ja näomassaaž veel, ehk siis väga mõnus 40 € eest nagu näohooldust küll ja veel. Ja oligi põhimõtteliselt siis puhastus ja niisutus. Nii et see oli väga mõnus. Ja nii kui see tädi mulle käed külge pani siia, siis ta ütles mulle, et you are too much. Mida mulle siis ütleks? No ja ka sulle ta ei öelnud nii, et ilmselgelt, mis me järeldame sellest. Ma pean vähem tööd tegema. Täna on siis pühapäev ja täna nüüd on küll siuke, et põhimõtteliselt mitte ühtegi pilve ka ei ole siin ja veetase on ka siin nüüd alla läinud. Kui muidu põhimõtteliselt oli meil siin selle ääreni see vesi, siis nüüd saab siin ranna peal kõndida ka. Siuke rand siis mega ilus ja vesi hakkab ka ilusaks minema, nii et oleme siin kohe nüüd juba 2 nädalat olnud ja ja me pole mitte ühtegi korda veel isegi sunseti näinud, mingit ilusat, nii et me lähme nüüd vaatame, kas meil täna õnnestub seda näha. See, et mul tuleb mingi hullud fancy jook, siis mina sain siukse ja teistel on sellised. Sest nagu pigem kallis hotell, siin on siis, vaatasime just nädal aega on 4000, aga jah, kokteil siis 4500 on nädal. Ja kokteilid on ka siin vist mingi 12 €, midagi siukest. Teeme teist hästi siis. Ma ei oska isegi öelda midagi. Nagu sult maitsetu minu arust. Nagu kookost natuke on, ma ei tea, nagu sidruni vesi suht. Maitse. Proovin sinu oma. Apuks läinud kooks vesi. Nii hull ei olnud minu arust. Mis sa võtsid? See näeb ilus on välja ka tahes. Ma ei tea, mingi alkoholi vaba. Smuuti läinud. Veega on kõrs väga ei tuleta. Kõrjast ei tule midagi läbi. Vegan. Aga sellel on maitse nagu siuke smuuti. Mango, passioni smuuti. Ja see oli okei. Jah, iseenesest väga ilus koht. Kus olla? Tulime tagasi Tsuengi, mis muu soenguga toimub täna. Ja me lähme nüüd vaatame ühte Michelini kaadiga restorani, et kas me saame sinna koha või laua. Selle koha nimi on Benziri, pidi väga hea koht olema. See on siuke lõkkehais ja nagu nüüd kärsatatakse, aga jah, autoga nagu suht mõttetu siin liigelda. Kuskil ei saa parkida. Ja jah, nad ei taha rolleriga liikuda, nii et siis me oleme praegu nendega koos liikunud. Igatahes me lähme vaatame, kas me saame koha ja siis nad vaatavad, et kas saab auto kuskile parkida, sest praegu me ei saanud isegi parkida kuskile. Siin pigem praegu on järjekord. Aga vaatame, kaua peab ootama. Kaua ei viitsi vist oodata. Ei hakka sinna praegu minema ikka. Võtsime mingi muuga. Tulime ikka oma oliivi siis. Täna nii palju rahvast. Ma võtsin täna kana nuudlisuppi ja mangošeiki. Ja seal on ka mingi uus roog. Sa võtsid? Just kana mingi kasme. Ok, nice. Oyster sauce. See on kana mingi asjaga. Okay. What's this? Spaghetti le vongole.
Sinimere karbi, juustu ja küüslauk. Plaan oli peale söömist minna hotelli tagasi tööd tegema, aga Karl ja ta ema rääkisid kuidagi ära massaaži tulemise. Nii et tulime jälle massaaži, võtsime jalamassaaži. Ja see oli siuke mõnus relaxing. Ja siin on nii naljakas ka, et kui sa tänavalt vaatad, et ühesõnaga me tahtsime sinna minna massaaži, kus me muidu käime, aga seal oli kõik täis. Me ei saanud sinna nagu kõrvuti istuma ja ainult 2 inimest oleks saanud sinna. Siis me tulime siia kõrvale ühte kohta ja väljast vaatad, et siuke pisike koht ja siis sa tuled sisse ja siin on reaalselt nagu igal pool on mingid ruumid. Me läksime üldse mingi trepist üles, nagu mingi siuke labürint. Ja nüüd me saame siis veel teed ka juua siin. Tõesti nagu mega suur koht. Ma tean, kellelt Karl selle massaaži hulluse on saanud. Emaga lihtsalt täiesti segased massaaži hullud. Aga ma arvan, et ma tõmban selle video siin kokku ka. Nädal on läbi, nii et see läheb muidu jälle liiga pikaks. Nii et kui sulle see video meeldis, siis pane palun like ja subscribe. Ja näeme juba järgmises videos. Ciao!